aga alustame sellest, et sa tutvustad iseennast. Tere, mina olen Madis, töötan Tartu Erakoolis ja annan ka virtuaalreaalsuse huvitunni. Aga ei olnud täpselt öelda mida, nii et tahaks kuulda, mida siis ja kas see on üldse kasutatav, kas tegelikult elu on raskem kui kõik need suured reklaamid, mis ütlevad, et haridus ja VR homme päev revolutsioneerivad kõike? No, teoreetiliselt see potentsiaal on olemas, et see võiks kõike seda paremaks teha. Aga olukord hetkel ongi see, et esiteks koolidel pole seadmeid piisavalt. Meilgi selle ühe huvitunni raames meil on üks seade, meil on tunnis korraga kuni 8 õpilast, kes siis seda järjest jagavad, siis järjekord alusel koolivad ühtegi programmi. No õnneks meil on seal ekraani juures, kõik ülejäänud näevad, õpivad eelmise vigadest või edusammudest. Ja tundub, et hetkel neile meeldib. Aga lootus on tõesti see, et varsti saaks rohkem komplekte, saaks mitu inimest korraga tegutsema. Too näide mingis konkreetsest ainest selle alaosast, mida on üldse võimalik praegu siis sellisel meetodil, on meil veel mingi meetodil õpetada? Hetkel, nii nagu ka päris näiteks tulevatel koolitustel, on ka virtuaalreaalsuses need erinevad tulevatusprogrammide ja harjutusvõimalused simulatsioonid täiesti olemas. Ja neid on ka õpilastega järjest läbi proovinud, et tuleb üks, võtab ühe tulevastuti, mängib ühe situatsiooni läbi, kus on meil kas siis elektroonika keskel tulevaid tekkinud, missugust tulevatust on vaja ja kuidas siis tutvustada. Selles suhtes on hästi mõnus, et virtuaalreaalsuses kõik see on kerge, sa ei pea mingit 10 kilo kaalunud tulevastutik kätte võtma, ehk siis väikestele lastele annab see õige idee, mida tegema peab, aga nad ei pea selleks spetsifikult vaja tegema. Te kasutate siis seadmeid, millel on ka trackida puldi? Jah, täpselt. Ehk? Meil on Oculus Rift koos pultidega käeküljes, see on tavaline see pisikene pult, mis alguses kaasa tuli pultidega. Ja tegelikult on see üks Xboxi kontroller ka, aga sellega me ei ole veel midagi teha. Okei. Siis, kui kaua iga lapsel sees saab olla? Kahjuks tavaliselt jääb see kusagil sinna 5 minuti kanti. Tungi aeg, 45 minutit, jagatud 8 õpilasega, pluss veel seadmete käest kätte andmine, teebki jah, 5 minutit ja siis veidi jah, seadmete käest kätte andmiseks ülegi. Ja kui me räägime nüüd praegu hästi praktiliselt, et siis kuidas, kuhu see näiteks sama tulevikus simulatsioon või selle haritus, kus ta nagu paigutub selles õppeprotsessis, et kas te enne räägite teoreetilise osa läbi, et kuidas erinevad tulekahjud ja miks erinevatele vahenditele kustutada või viskate nad tuimad sisse ja siis nad pärast peavad arvama, et oota, miks ma siis sinna õlise panni peale ikka vett ei tohi visata? See on kuidas kunagi. Et kuna mul on võimalus siis seal mitmete rühmadega seda läbi mängida, vahetevahel saab katsetada seda, et räägin kõigepealt. Aga samas noortele on näha seda, virtuaalreaalsus on siin samas, miks me juba ei proovi. Et siis nad kangesti tahavad proovida ja sagedasem ongi see, et lasen neil juba seal tegutseda, aga samal ajal pidevalt jälgin, mis nad ekraanil teevad ja juhendan. Ja umbes nii nagu ka tulevad ja praegusel ajal samuti koolitus läbi teed. Räägin natukene eellugu ja siis koha peal, kui ongi see teadme kustutamine. Ehk siis pannakse mingi väike pann põlema, et siis saaksid läbi mängida ja siis jagatakse ka algusest informatsiooni, kuidas seda peaks hoidma ja mida tegema. Aga mida sa veel nagu praktikuna või see, põhimõtteliselt sina oled nagu mõnes mõttes selle kõikide haridus VR rakenduste nagu see selles mõttes lõppkasutaja, et sina põhimõtteliselt otsustad, kas sa võtad selle programmi üldse, kas hakkad sellega vaeva nägema või mida sa otsustad seda? Ma otsustangi selle järgi, et kas õpilastel on seal midagi nõuliselt õppida. Ehk siis igasugused tobedad tulistamismängud on küll toredad, aga need ei ole päris õppimiseks. Sest nähes, et kui palju tänapäeva lapsed kodus igasugused väikevased mängivad, sageli kipub neid piir ähmastama, et kas on tegelikult või mängud, kas sealt siis tuleb midagi kooli kaasa või üldse päris ellu. Teil on ju
hetkel 3.–4. klass. Ja saavad hakkama? Saavad hakkama. Et paljud on virtuaalreaalsusega juba kokku puutunud, ka siin futuruumis käinud. Ja need, kes ka ei ole kokku puutunud, üldiselt lapsed on tänapäeval IT-tehnoloogia suhteliselt sinaga. Eks nad õpivad hästi kiiresti. See on üks hea näide ka, et kuidas on juba laste mõistustestid üles ehitatud. Et loosime ühel isadepäeval, panime ka selle oma komplektile üles, lapsed sai tulla, katsetada seal, võtsime midagi meelelahutusest, läksime Merike mäe. Ja siis üks lapsevanem, üks suur tuske isa üritas ka, mis seal ikka. Pani prillid pähe. See oli päris. See oli päris, pani prillid pähe, vajutasime, et olgu vastu sõitu. Ja kui lapsed olid suhteliselt sirged, võib-olla natukene ainult kõikusid seal, siis me nägime kurja vahet seda isa seal püsti hoida. Aga samas see kõik sõltub ka inimesest. Mõned mõjub seda rohkem, mõned vähem. Võtame lähitulevikus, võtame järgmised paar aastat, et kas see pigem liigub sinnapoole või kuidas nagu kooli seisukohalt oleks mõistlikum, kas see, et ja arendajatel hea teada, et kas hariduslik rakendus ja sisu peaks olema sihuke, et sa lähed kuhugi nagu mõnda mänguarkaadi seda kogema või sa näed, et koolid on valmis nagu ohverdama väga palju pinda oma klassiruumides selle peale, et seal oleks ruumi seadmetega ringi vehkida, sest ikkagi, kui me räägime, kas või see sama tulekustutus ikkagi, sa ikkagi liigud seal ringi, et sa ei saa, et sul on teine õpilane kõrval, et sa annab talle kõmaki ära. Just, no seda aastal meil on ka rõhutan, et hoidke kasutajas natuke eemal, et tema ei näe, kuhu ta oma käed paneb. Aga mis puudutab nüüd koolide suunda, siis tundub, et hetkel läheme tasakesi seda teed mööda, kus siis võetakse see peakomplekt ja põhimõtteliselt see on nutiseadme põhine. Et kuna see on suhteliselt odav, annab sulle selle minimaalse virtuaalreaalsuse tunde kätte, et siis seda teed see läheb. Sellised seadmed on hea, et võtad ühe mingisuguse kohvritäie seadmeid ja lähed klassi. Et selleks ei pea eraldi koolis pindama. Küll aga hetkel, mis on suurim miinus, ongi see, et need on ju jube nõrgad seadmed. Ehk siis, kas on pilt sulle aeglane, ei liigu nii kiiresti kaasa, nagu tahaks, või siis ei ole pilt nii ilus, nii hea. Ehk sellised tehnilised puudujäägid. Võib-olla interaktsioonist ei puudu, et sa ikkagi jätkuvalt vaatad siis mingit asja, aga ei saa seal niivõrd osaline olla, kui võib-olla tahaks või see tehnoloogia tegelikult lubaks, kui tahta. Aga küsimus võib-olla veel sisu osas, et sa praegu, ma saan aru, vaatad, mis pakutakse ja siis, kui on soodne, siis võtad, aga vaadates edaspidi, et kus see sisu tulema peaks, et kes sellega peaks tegelema, kas riiklik tellimus või siis õpetajad hakkavad ise ikkagi Unity arendajateks või siis õpilased hakkavad tegema või siis on niisugused ettevõtjad, kes ütlevad, et meie teeme? No sellega kohe mitmeid näitab, et koolitusel, kus sai käidud, jah, meil mõned õpetajad juba said aimu, et kas Unity või siis mõni muu selline vanas tööriist, seda saab päris palju ägedaid asju teha. See esimesed katsetused tehtud, mõni lõi peale seda võib-olla käega, mõni aga ehk võtab edu. Mis puudutab õpilastesse, mul hetkel on üks õpilane, kes looduse raames, siis üritab ka virtuaalreaalsusega midagi teha. Kui kaugele ta sellega jõuab, ei oska hetkel öelda. Ise loodan, et midagi ka asjalikku tuleb. Aga riiklik tellimus oleks selles suhtes hea, et koolid üldiselt ei taha väga selliste esialgu katsetusprogrammide peale raha panna. Aga kui tuleks midagi sellist asjalikku, jah, siis ja kui see oleks koolidel tasuta kätte saada, miks ka mitte? Mingi riiklik õpik. Jah, riiklik õpik või riiklik selline programmide kogum, et sealt oleks võimalik võtta seda teist ja kolmandat programmi, mida saaks nüüd ühest teist kolmandat saaks kasutada. Et hetkel geograafia vallas, ma ei tea, kui palju programme on, aga Google Earth ma olen kusagil katsetanud õpilastega ka. Eesti on labik. Jah, õpilastele tegelikult väga meeldib, kas või seesama tänavavaade, mis on küll fotodes kokku pandud, aga virtuaalreaalsuses sa oledki seal sees, sa vaatad ringi, sa ikkagi näed seda kõike, mis seal ümberringi toimub. Ja õpilastel, eriti noortel alguses kohe see, kuidas saab
koolist koju minna või kodust kooli. Et see teekond nii-öelda läbi jalutada virtuaalreaalsuses. Aga mis puudutab nagu muid programme, mida saaks ainetes kasutada, ega seal loodusvahendite peale väga palju hetkel ei olegi. Et tõsi, võid leida mingeid loogikaharjutusprogramme, on need igasugused loogikamängud, aga otseselt füüsikas, kus sul ta räägiks ka nendest teaduspärasustest ja kõigest muust sellisest, näiteks ka simulatsioone, neid on vähe. Ja need, mis on, need ei ole eesti keeles. Et minul küll ei ole probleeme inglise keelega, aga paljudel õpilastel ikkagi on väga palju sõnu, mida nad ei tea. Et isegi seda nagu vanemas kooliastmed, siin 8-9 klass, kohati on seda ka gümnaasiumis kogenud, et ikkagi ei taibata inglise keelt väga hästi. Kas vahepeal on publikust küsimusi? Oletame selle tulistamismängu, mis kuidagi suudab olla hariduslik. Ehk kas sellisel puhul on see ka pigem liiga negatiivne, et sinna suunda mitte minna? Neid meetodeid, kuidas seda haaravaks teha, on tegelikult palju teisigi peale seda tulistamise. Et kas või lihtsalt see tasemete põhjal, et sul on pidanud mingi taseme number olemas, et mitmendad tasemed oled. Et siin jube näide mul on koolis pika rühmas 1. klass. Et sageli vahetult enne koju minemist ma luban neil natuke ka siis nutiseadus olla. Et viimane hetk ootavad oma vanemaid ja niikuinii ootavad kas kõnesid, nii kes on kohal. Ja üks on hästi mõnus programm, mida saab kasutada, on sõnasnäkk, WordSnäkk. Ja seal, kus nad siis võistlevad, kes juba mis tasemel on ja üritavad kuidagi edasi saada. Et see on ju selline mõnus osa, et see ei ole kuidagi seotud tulistamisega ega siis vägivallaga, vaid ongi, et kuule, ma olen juba nii kaugel. Ja siis tegelikult, ta on nii kaugel, tahaks ka. Ja siis hakkab jälle üritama seal neid sõnu kokku seada. Ja selline mingi võistlusmoment võiks olla jah, aga see ei alati vägivald olema. Et jah, selle võib kuidagi graafiliselt ilusasti lahendada niimoodi, et see kuidagi ei viitaks ka vägivalla kas või võlu, sau või midagi sellist. Ei tuleks mingi selline kuuli moodi asi ja kindlasti ei tohiks seal olla tulistamis mingite elus olenite või selliste tavaliste asjade pihta. Jah, see on mingi väga abstraktne asi, see võib isegi tööd teha. Kas või ongi see, et sul on nüüd seal see õige valem, vajutad sinna peale või siis suudavad sinna poole mingi täheke lendab ja see kaob ära. Ja selline hästi ilus animatsioon, selline väga lapselik. Aga samas see peaks olema piisav, et ta on ikkagi seda tunnet kätte, et nüüd läks kusagile. Sellist jah, otseselt tavamõttes relvastust paluks mitte. Kui me oleme rääkinud siin õpetamisest, et kas me võiks rääkida ka sellest, kuidas virtuaalreaalsusest võetud hindamiseks või nagu see kontrollimise eesmärgil, et ongi, et sul on põgenemistuba, millest lahkumiseks sa pead olema omandanud teatud tasemel füüsika ja keemia oskusi ja nüüd siis neid rakendama teatud aja jooksul või teatud õigetes sammudes, et pääseda välja selle käigus sa näitad. Sul on esiteks väljakutse põnev, uus keskkond, pinge ja samas teadmised. See oleks ikkagi ütlevalt äge. Et kas just hindamiseks, aga see kindlasti stimuleeriks õpilasi õppima. Et teadsid, nüüd seal kas enne või peale testi tuleb veel selline põgenemistuba virtuaalreaalsuses, kus sa reaalselt teadmisega kasutad. Ja ma usun, et see läheks ka testi peale. Aga selle eeldus seda, et on võimekus sellist asja pakkuda kohe terve klassile. Ja muidu esimene teeletehid näevad ära, et lahendus on ja see on üks selline. Teine asi, mis sa alati kasutada, ongi see, et üks teeb seda virtuaalreaalsuses ja selleks peaks liitlust ekraani välja. Jah. Mis võiks olla see müügiargument, kui ütleme, et meil on mingisugune arendaja siin, kes on välja arendanud mingisugune suurepärase rakenduse enda arust, nüüd ta peab selle kellelegi nagu maha müüma, et siis mis kõnetab õpetajad? Kas sa ütled, et see lihtsalt on tore ja uudne, või sa ütled, et see nüüd paneb su õpilased kõik mõistma seda keerulist abstraktset teemat, sest me oleme teinud nii hea rakenduse, või siis sa ütled, et see vähendab su keemiatunni kulusid 24%. Kusjuures jah, see keemiatunni kulude vähendamine
no tõsi, et kui sul on mingi korralik selline laborisimullatsioon, kus sa saadki neid kemikaale kokku segada, kõiki neid instrumente kasutades seda täpselt vahekorda seada ja ka tulemused oleksid reaalsed ja see oleks äge. ja see läks kindlasti ka kaugaks, sest hetkel ma tean, et paljudel kooridel tõesti ei ole kõiki neid vahendeid. Ehk siis jah, selle õpetaja võib-olla teeb mingi väikese katse ära, näitab, heal juhul saab õpilased midagi kokku segada, aga see on ikkagi koolile sageli kuluallikas. Ja neid katseid ei tehta nii palju, kui võiks. Et mis virtuaalreaalsuse juurde annab, ongi see, et sa näed, kuidas need asjad nagu sul ka käes võiks olla. Proovi sa spiraali kuidagi kas või vedrut näidata ekraaniga. Sikasaka. Sikasaka, jah. Ja sealgi õppis mõtleb, et näed, tõenäoliselt sellist ongi. Ja siis tuleb jätkub selline ümmargune, mis oli see on. Ehk siis sellised programmid teeks ette atraktiivsed just nimelt see, et saaksid asjad kätte võtta ja vaadata neid igal külje pealt. Ja mis muidugi annaks kõvasti juurde on ka see, et sa võiks olla selle võimalus ka juurde panda mingid andmed selle kohta, kas või ongi, et sul on magnet käes ja kusagil mingist nupust tekivad sul selline magnet väljas või magnetiivjooned ümber. Sa näed asju, mida sa päriselus ei näeks. Just. Jah, kohati ka liitreaalsuse teema, et sinna ma tahtsingi jõuda, et liitreaalsust meil üldse rääkinud, et kas te koolis kasutate, ma tean, et teil on kõikidel lastel on vist oma tablet, kas on see võimekus olemas, kas neid programme kasutate? Mina olen seda ise kasutanud vähe, et füüsikas veel ei ole nii häid programme. Küll aga meil osad õpetajad tõesti kasutavad. Ja hiljuti üks avastus, ma leidsin, oli see mingi kuubikulaagri. Kas Merge Cube? Just see sama. Mille see on teadmiseks, et see on selline kuubik, mida USA õpetajad ostavad autode täis, viivad koju, sest nad maksavad mingi $10 heal juhul ja nende peale saab kuvata väga huvitav asju. Jah, et võtate mõne nutiseadme, võtate oma kuubiku, keerad seda ja vaatad sul näiteks maakera käes, et näed seda erinevate külgide pealt. Ja seal tõesti programme on ka hästi palju, mis sellele juba loodud. Ma tean, et meil on Unity see mingi plugin olemas, et sinna peale väga lihtne keemstada ise. Vaata, sellega ma veel kursis ei ole. Ma ei ole ise seda midagi olnud. Aga kas või riikide õppimiseks. Võtad ka selle maakera kätte, vajutad seal ekraaniga ühte väikest nuppu, tekivad sul maakera peale riigid ja sa näed täpselt, kus kohas mingi riik sul asub. Jällegi kõik läheks ingliskeelne veel. Ja maakera on suhteliselt tillukene, et kui seda teha väikese ekraanile, siis ei pruugi riiki ilusti välja lugeda. On sul endal nagu lõpetuseks juba midagi öelda, kui sul on siin kujuteldav, sinu jaoks hetkel kujuteldav virtuaalne publik, kus on arendajad, on niisugused võib-olla mõni akadeemik, võib-olla mõni äriinimene, et kui nad kõik on kuulnud seda, et hariduses varsti virtuaaljaoks võtab kõik üle, et siis mida nemad peaks tegema, et see päriselt ka nii oleks? Kindlasti peaks esiteks looma natukene eestikeelset materjali, kas või sinna Eestis kanda kinnitada. Sest ma näen seda, et meil Eestis koolid kas või teevad omavahel koostööd selleks, et need virtuaalreaalsuse seadmed hankida. Meil hetkelgi on üks projekt käsil, kus siis 3 või 4 kooli peale saaks terve klassi komplekti kätte. Ehk siis, et meil oleks ka midagi võimalik seal teha niimoodi, et õpilast aru saaks, mitte need õpetajad. Ja sellega on kiire. See projekt juba, ma kuulsin, juba on pooleldi töös ja... On pooleldi töös, just. Ja neid projekte ma näen, et tuleb veel ja veel ja veel. Ehk siis koolidele on võimekus järjest tekkimas, nii et tööpinda nagu oleks. Ja kindlasti tuleb see varsti mingi riigihanked, et saaksid nagu paljudel koolidel korraga seda hankida. Et nagu tuleb leppida sellega, et isegi kuigi see tehnoloogia on veel nii uus, koolid ikkagi ostavad seda, sest haip on nii kõva, et see ei saa minna öelda, et oodake veel, et varsti tuleb paremad seadmed, me teame, et lähikuude tuleb Oculus Quest, mis on niisugune väga suur edasiminek selles mõttes, et sul ei ole enam arvutid, vaid sul ongi prillid ja nad juba päris head, et nad liikuda ringi. Siis arvesta sellega, et nad tulevad niikuinii
nüüd on küsimus, et nad ei jääks siis nagu riiuli peale seisma, siis on vaja mingit sisu, mis arvestab, et me nüüd kasutame seda asja koolis, me üritame kasutada seda õppetöö kontekstis, õppekava kontekstis ja siis hakata lihtsalt otsast tegema ja siis lootma, et äkki riik ühel hetkel teeb ka hanke nagu sisu jaoks. Praegu on hästi palju riistvara. jah, praegu pigem on riistvara peal, aga saabki aega mingid programmid valmis teha, et kohe-kohe hakatakse uurima, et noh, saaks nüüd sinna riistvara mingit sisu, et oleks midagi teha. Lõppkokkuvõttes kõik sisu on kuningas. jah, kõik on positiivne, jätkake.